põtrade trofeede olukord kipub natuke nadi olema, sest kui 2 aastat tagasi meil oli kuskil 190 medaliväärset põdrasarve, siis praeguseks on see arv vähenenud 120 peale, ehk 1/3 põtrade sarvedest enam nagu medalit ei ole andnud. Ja põhjuseks võib olla siin minu arvates üleküttimine. Kuna laskmislimiidid on suured ja põder vajab sarvede arenguks kusagil 7-8 aastat, ja siis põder kütitakse lihtsalt ilma valikuta, lastakse, kuna limiit nõuab täitmist, siis lastakse esimene metsast välja tulev loom praktiliselt maha. Ja kitsega on natukene teine lugu, kitsesarved on juba küpsed kuskil 4-5 aastaselt, ka vähe hiljem seda võimsamaks lähevad, siis põdral on see kusagil 7-8 aastat ja siin tuleks nüüd tõsiselt mõelda, mismoodi me põdra küttimist seame selliselt, et me ei kahjusta seda asukonda. Ma väidan, et me praegu kütime põhikarja. Me kütime natuke või isegi natuke rohkem üle juurde kasvu. Põdrasarvi sellel aastal tuligi kuskil 120 piires medaliväärseid, toodi enam, aga väiksemad ja nooremad põdrade medaliväärsuseni ei küündi, siis just enne mainisin, et 2 aasta taguse ajaga on medaliväärsete trofeede hulk vähenenud 1/3 võrra. Seevastu kitsel on ta suurenenud. Kits on meil suhteliselt heas seisus. Irv samuti paistab olema. Kui ikkagi Eesti tipptrofee tuleb Irvest, siis on Irv ka heas seisus ja seda tänu just Saaremaale ja Hiiumaale. Sealt tulevad kõige võimsamad Irve sarved ja Irve trofeed. Jahimeestel ei ole suurt siin midagi teha, sellepärast et kui küttimislimiidid on nii-ütelda kõrgeks aetud just metsakahjustuste vältimise otstarbel, siis jahimehed peavad põtra küttima ja neil ei ole erilist valikut. Et limiit täis saada, siis lastakse praktiliselt ilma valikut.